Auto24 ringi kliendid on sageli keskmisest maksejõulisemad ja sellest tulenevalt ka suuremate ootustega ka transpordiühenduste osas. Et selleks, et siis tuua sellist rahvusvahelist klienti, eriti Kesk-Euroopast, see ei ole nagu eputamise küsimus, see tegelikult on lihtsalt nagu eluline vajadus, et meil oleks korralik kaasaegne mugav transpordiühendus lennujaama näol siin samas lähedal olemas. Hügieeni küsimus tegelikult on see peaaegu. Et ringradasid Baltikumis või Skandinaavias on vähe ja seal me oleme konkurentsis selgelt kõigist peajagu üle. Aga Kesk-Euroopas on radasid palju ja seal mängivad ka pisidetailid, kuigi lennujaama kohta ilmselt nagu pisidetaili öelda ei saa. Paljud Kesk-Euroopa radade lähedal on kaasaegsed transpordiühendused lennujaamade näol ja kui kliendi jaoks, suurvõistluste korraldajate jaoks näiteks või suuremate firmaürituste, autotehaste ürituste korraldajate jaoks muutub see nagu määravaks valikukriteeriumiks, et ühes kohas rada võib olla võrreldaval tasemel, aga transpordiühendused on paremad, siis me lihtsalt oma kehvemate transpordiühenduste tõttu langeme konkurentsist välja ja selle tõttu jääb päris oluline osa mingisugust rahast Eestisse tulemata. Meil oli mõne aasta eest siin ühe suure autotootjaga läbirääkimisel 2-3 aastane kokkulepe rajakasutuseks, mis oleks toonud siia meil Eestisse hulga kliente väga pikaks ajaks. Konkurentsis olime vägagi kaasaegsete ja heal tasemel Euroopa radadega. Meie miinuseks oligi konkreetselt lennujaama puudumine. Ma ei tea, kas see nüüd lõplikult määravaks sai, aga üheks kindlaks oluliseks kriteeriumiks ta oli, mille tõttu me konkurentsist välja langesime ja need asjad teistesse kohtadesse viidi. Me oleme nüüd 3. aastat majandamas uuel ringrajal ja iga aasta on järjest rohkem näha, kuidas ringraja toimimine ümberkaudsele turismisektorile mõju avaldab. Meie raja pärast tulevad kliendid konkreetselt Eestisse, mitte nad ei tule Eestisse tulles lihtsalt rada külastama. See tähendab seda, et tullakse mitmeks päevaks sageli suurte seltskondadega, 30, 40, 60 inimest. Need inimesed kõik ööbivad mitu ööd hotellides, käivad restoranis, käivad spaas, toovad väga olulist sissetulekut regiooni turismiettevõtjale. Et see, et nad siin ringrajal sõidavad, see on võib-olla üks murdosa kogu sellest tegevusest ja sellest tulust, mida nad siia meile toovad.